No tervist sõbrad, olen Kristo ja räägin oma tegevust taksonduses. Sõbrad, reede õhtu, kell on 8 ja mina kavatsen alustada vahetust. Bolt pakub boonust, Yandex pakub 10 eurosid sõite ja ma veel ei ole isegi otsustanud, mida ma tahan täpsemalt teha. Sõbrad, aga enne kui me üldse alustame, siis head naabrid on mul, arvavad, et ma olen rämedalt kaalust alla võtnud ja peaksin sellest vahest sisse mahtuma. Proovime, äkki õnnestub. Oi, blять. Pole midagi. Kunagi pidu meie tänaval maksame kätte reisk. Kuradi sita pead reisk. Tak, no nii sõbrad, mis kell on? Kell saab 11 kohe varsti. Nipet-näpet sinna tänna on mingi paar tellimust tehtud. Alustasime Uberiga ja hetkel sõidame Yandexi. Proovisin ka Bolti, ma ei tea, mis seal juhtus, aga Boltis ei tule ühtegi tellimust. Kuidagi niimoodi, mul on vaja veel Yandexist teha 9 tellimust ära, siis saame selle fucking boonuse ja ma võin selle Yandexi kinni panna. Kui ma seda boonust ei saa, siis no täiesti mõttetu. Vot, kuidagi niimoodi, sõbrad, on need lood, nii et jätkame. Vähemalt kella 11 on 10 eurosed sõidud lubatud. 10 eurosed sõidud seal Yandexis, et proovime neid teha võimalikult palju ära. Et teeniks natukenegi mingit pappi juurde reis. See on muidugi väga hale, mis siin toimub. Natukene kahetsen seda, et ma alustasin selle Yandexi sõitmist. Aga ma ei saa enam seda pooleli jätta, sest kui see boonustid ära, see on täiesti mõttetu, see on nulli sõitmine vist. Nii, hetkel sõidan siis Uberit. Hetkel on Uber sees ja päris hästi tulistab, tellimus tulevad järjest. Aga nagu ikka Uberil mingid meeletud ettesõidud. Aga praegu seisuga 2,1 kilomeetrit siin mööda Pirita teed. Põrutame Regati juurde. Olin siin samas lauluväljakul ja võtame kliendi peale ja sõidan praegu siis umbes tund aega seda Uberit, siis juba Yandexis hakkavad 10 eurosed sõiduotsad. Loodan, et mind ei viska selleks ajaks kuskile paraperse. Kurat, kell on 23.52 ja ma olen raisk veel. Kus ma olen? Mustamäel olen, johai tiiri. Mustamäel ja nüüd on vaja kiiruga saada kesklinna, sest Yandexi 10 eurosed otsad hakkavad kell 12. Nii et põrutame sinna. Kiirelt ja kihutades siis tulin siia parkinni ette. Jõudsime 12.02 on aeg ja 10 eurone tellimusala on meil olemas täiesti siin.
Nii et aeg on oodata esimene tellimus, loodame, et see tuleb lähiajal. Ja ausalt öeldes loodan, et nad kõik tulevad lühikesed. Nii esimene 10-eurone sõit tehtud, klient läheb sealt rahulikult. Meil on esimene 10 eurot, igaks juhuks panen 5 tärni ja kontrollime. Juba arvel esimene 10 eurot. Ma ei tea, loodan, et teil on näha seda. Kirjutage kindlasti kommentaarides, kui mingid asjad jäävad teil nägemata. Proovin seda parandada, kuigi ma ei tea enam, kuhu parandada, sest see, mille peale ma praegu filmin, on GoPro 10. Ma ei tea, kas see on tulnud parem GoPro välja või ei ole. Aga siin me läksime liinilt maha, sest me oleme sellest alast väljas pool. Ja meil on vaja natukene sinna sinisesse alasse liikuda, et saada veel üks 10 eurone. Ehk sõbrad, et saada 10 eurone sõit, sa pead asuma seal alas. Olenemata, kus kohast tellimus tuleb, tehes, et sina oled seal alas, siis saad tellimus. No nii, sõbrad, ei tea, mis toimub. Yandexil on, ma ei tea, autosid on vist nii palju, kõik jähivad seda 10 eurost, nii et mul isegi ei õnnestunud. Aga ei õnnestunud ühtegi tellimusse. Aga sõbrad, võttis ühendust minuga üks sõber, küsis, kas ma viitsin teha 100-kildise otsa raha eest. Ma ütlesin, et tundub, et vist võib seda teha, nii et ma lähen praegu talle järgi ja me tõenäoliselt, vaid me lahkume Tallinnast. No nii, sõbrad, Rakvere ots tuli mul siia ja saime tehtud, kell on 4:30, ma olen omadega läbi selle, läks meelest ära. No nii, sõbrad, Rakvere ots, see läks 100 eurot maksma, võib-olla vähe, võib-olla palju, eks pange kirja siia kommentaaridesse. Kokku sõitsin 200 kilti, kütte peale siis mingi 20 eurot, nii et 80 puhtalt mulle. Et jah, kell on 4:30 ja ma olen omadega läbi, nii et mina liigun praegu koju. Kokkuvõtte sellest, mis mul õnnestus äppides teenida, ma teen natukene hiljem päevasel ajal, nii et ärge veel välja lülitage.